Osa number 5 minu aastasest suhtest nartsissistliku, vägagi valeliku ja väga manipulatiivse kolumblasega. Let's go! Eelmine lugu lõppes selles punktis, kui kätte oli jõudnud aastavahetus, mina olin Eestis, valmistusin aastavahetuse pidustusteks ja samal ajal sai Andres Malakas rämedalt oma korterikaaslase käest peksa, lausa nii rämedalt, et tal tekkis surmahirm ja selle surmahirmuga ta põgenes. Ta võttis esimese auto koos oma prantslannast sõbrannaga ja pilkases pimeduses alustasid nad teekonda Prantsusmaa piiri poole. Terve see teekond läbitigi öösel ja Prantsusmaa piir ületati varahommikul. Ja miks just nii ja mitte kuidagi teistmoodi on sellepärast, et Andres oli illegaalne immigrant ja kui ta oleks seal piiripunktis vahele jäänud, siis mõned tunnid hiljem oleks ta istunud juba kusagil laeval suunaga Kolumbia poole, mis tõenäoliselt oleks nagu väga kasulik olnud kõikidele selle loo asjaosalistele. Selles loos on nii palju detaile, mida ma tahaksin teiega jagada, et te saaksite 100% aru, milline mees oli Andres. Aga mul on selline tunne, et kui ma muudkui jagan, siis see lugu ei lõppe mitte kunagi. Aga oluline võib jääda mulje, et Andres oli väga impulsiivne. Et ta ei saanud päris hästi aru, mida ta teeb. Et ta ei kontrollinud emotsioone, eks ole, et see kõik lihtsalt plahvatas kogu aeg. Reaalsuses Andres teadis täpselt, mida ta teeb. Kõik oli planeeritud ja kalkuleeritud. Nagu näiteks, mingi hetk Andres sai aru, et minust ei ole väga palju tolku talle. Tal oli ainult 2 eesmärki, kas saada Euroopa naisega laps või abielluda Euroopa naisega selleks, et oma paberid korda saada, eks ole. Võib-olla tulevikus oleks tal mingid muid eesmärke tekkinud, aga see oli number 1, on ju. Ja siis mingi hetk ta sai pihta, et minuga ikkagi õnnestu, sest lapsi ma ei tahtnud, ma muudkui raiusin talle, et ma ei taha. Ta korduvalt mainis mulle, et meie laps oleks nii nunnu. Ilmselgelt ei kasutanud kunagi kondoomi ja nii edasi, on ju, kõik ohumärgid. Aga ma muudkui raiusin, et mina ei taha ja vaat seda last ei tulnud, on ju. Ja siis selle abiellumisega oli ka, ma mingi hetk talle ütlesin, et võiks ka, on ju, aga siis mul hakkas hullud mingid kahtlused tekkima ja siis mul lõpuks oli ikkagi, et ei aitäh, on ju. Aga siis tuleb see prantslanna pilt, eks ole. Ja selle prantslannaga sai ta tuttavaks, ta nimi on Pauliine. Pauliinega sai ta tuttavaks juba enne mind. Kohe, kui ta jõudis Malagasse, siis nad kohtusid kusagil pargis, ma ei tea, pingi peal, mis iganes, väga romantiline, on ju. Ja see prantslanna pidi minema tagasi Prantsusmaale ja siis Andres jäi siia. Aga nende armastus oli nii tugev, et Pauliina oli lausa lennupiletid Andresile ostnud, et ta tuleks tema juurde sinna Prantsusmaale. Aga mingil põhjusel oli Andres oma passi ära kaotanud, milles ma sügavalt kahtlen. Ma arvan, et kas ta oli toona juba leidnud Kristi või oli ta minuga kokku saanud. Ma ei ole päris selvist äkki ka enne mind. Võib-olla ta oli siis Kristiga kokku saanud või üldse kellegi teisega. Igatahes väidetavalt oli ta passi ära kaotanud ja ei saanud kahjuks Prantsusmaale minna, on ju. Aga see suhtlus nende vahel jätkus, eks ole. Pauliine käis Malagas mitu korda, 2 korda lausa siis, kui mina olin Andresiga koos. Andres kasutas sellist taktikat, et ta läks tülli minuga. Ta ütles midagi nii halvasti, et ma ei tahtnud tema nägu ka näha, on ju. Siis ta kasutas seda perioodi, et Pauliinega koos olla. Ja siis üks hetk, ma arvan, et Andresil tuli see pirnikene pea kohale, on ju, et ega Pauliine on ikkagi ideaalne. Ta kusagilt kuulis ka, et Prantsusmaal on palju lihtsam nagu kolumblasest immigrandil oma paberid korda saada ja toetust saada ja nii edasi, ehk siis tal oli see on hea mõte, on ju. Ja siis see viimane kord, kui Pauliine talle külla läks, see oli siis seal aastavahetusel, siis kogu see teema, et ta sai peksa, on ju, ja nad pidid põgenema, see oli tal ette planeeritud. Selles mõttes, et Andres väga hästi tundis inimesi enda ümber ja ta teadis väga hästi, millisele nupule vajutada, et nad kas oleksid rahul, õnnelikud või läheksid endast välja ja tuleksid talle kallale. Kui Pauliine tal külas oli, siis Pauliine oli üldse olnud kusagil teises ruumis, ehk siis tema otseselt seda situatsiooni pealt ei näinud. Aga mida Andres tegi, oli see, et ta flirtis oma korterikaaslase tüdruksõbraga. Ja siis see korterikaaslane läks talle kallale, ehk siis Andres teadis väga hästi, mida ta peab tegema, et luua selline kriitiline situatsioon, kus ta saaks Pauliinele rääkida, et ta elu on ohus, ta kardab oma elu pärast ja nad peavad põgenema ja et siis Pauliine
Pauliinel hakkaks temast kahju ja ta temaga kaasa võtaks. Ehk siis ei olnud nagu seda, et ta tegi neid asju nagu emotsioonilt. Kõik oli läbi planeeritud, Liisist ei ole enam mingit kasu, mul ei ole nagu mõtet oma aega rohkem raisata. Pauliine on just selline naine, kes tahab lapsi. Pauliine konstantselt rääkis, kuidas ta tahab lapsi. Ta on juba ma ei tea, mis ta oli, mingi ligi 35, äkki midagi sellist et tal on vaja last ja ta just tahtis last selle kolumblase geenidega, on ju. Ja tal ei olnud, ja ta oli ka väga, ta pidevalt mainis, et mul on mingid advokaadid, kes saavad sind aidata, on ju, nende paberitega, et ta nagu väga rõhus nende paberite teemal, ehk siis Andres oli nagu, meil on vaja luua situatsioon, et Pauliine mu endaga kaasa võtaks ja siis, et ta hoiaks mind nagu sitta pilpa peal, on ju, sest ma elasin läbi midagi väga ausat. Ehk siis, et te teaksite, Andres ei olnud impulsiivne, kõik oli planeeritud, läbi mõeldud, ehk siis see oligi tema plaan. See sama öö sinna Prantsusmaale jõuda. Igatahes, nagu ma eelmises osas teile mainisin, siis ma tegin oma elu suurima vea ja ma ei blokeerinud Andreesi ära, ehk siis tal oli endiselt võimalus mind manipuleerida ja mind kontrollida. Miks ma ei blokeerinud teda ära? Sellepärast, et Andreesi puhul oli mul tegu sõltuvussuhtega. See on umbes sama, nagu sa käid kasiinos ja sa tead, et see on halb ja sa tead, et sa kaotad kõik oma raha seal ära ja kõik sinu suhted on juba purunenud, sest sa oled kõigile võlgu, aga sa ei suuda sellest loobuda, sellepärast, et äkki sa nüüd võidad, eks ole. Ja mul oli põhimõtteliselt sama teema ühe külje pealt. Ma tahtsin, et ta ütleks, et ta vaataks mulle näkku ja tunnistaks, mida ta kõik mulle valetas ja mida ta valesti tegi. Mul oli vaja, et ta seda teeks. Ja teise külje pealt ma ei olnud valmis temast loobuma, eks ole, sellepärast, et ma olin sõltuvuses temast. Mul oli teda vaja, mul oli vaja, et ta räägiks minuga ja mul oli vaja seda kontakti veel endiselt. Ma ei olnud tol hetkel valmis veel sellest lahti laskma. Kahjuks. Jaanuaris Andres jätkas mulle kirjutamist, ta mainis, kuidas see kõik on ajutine ja ta on kohe Malagas tagasi ja siis me saame täiskasvanud inimeste kombel jutud sirgeks rääkida. Ja see oli nii hea nupp, mida vajutada, sest see oli täpselt see, mida ma vajasin. Ma tahtsin, et ta tuleks Malagasse tagasi, et ta vaataks mulle otsa ja tunnistaks kõik üles, mis ta on valesti teinud. Oleks ma vaid toona teadnud, et seda ei juhtu mitte kunagi, sest ta ei ole selleks võimeline. Ehk siis ma hoidsin liinid lahti. Siis ta rääkis, kuidas ta armastab mind, kuidas ta igatseb mind, kuidas ta tahab mind oma käte vahel hoida ja kuidas ta hoiab ennast minu jaoks. Ja siis ma mäletan, et ma ütlesin talle, ma valasin kogu oma sisemise viha nagu tema pihta. Ma ütlesin, et räägi seda oma prantslannast joogainstruktorile. Aga me rääkisime edasi, eks ole, siis ma ei blokeerinud teda endiselt ära. Jaanuari lõpus ta mainis mulle, et tal on Malaga lennupiletid ostetud ja ta on lõpuks ometi siia tulemas. Palun öelge mulle, kuidas ma toona aru ei saanud, et see ei ole loogiline. Tegu oli illegaalse immigrandiga. Ta kogu aeg mainis mulle, et ma olen illegaalne immigrant ja Pauliine muudkui ähvardab, et ta annab politseisse üles ja ma kardan ja issa, mul on hirmus. Ja siis mul oli nagu, et sa ostsid lennupiletid. Makes sense. Anyway, ilmselgelt ei ostnud lennupileteid. Kuidas valest puhtalt pääseda? Andresil oli väga hea taktika, mida ta kasutas korduvalt minu peal. Ehk siis kõigepealt ta küsis, et Liis, kas sa igatsed mind, kas sa tahad, et ma tulen? Ja ma ütlesin talle, ma ei taha, et sa tuled. Ja siis ta rääkis mulle loo, kuidas ta oli kuulnud küla pealt, et mina magan tema sõpradega ja ma pean üles tunnistama, et see nii ka on, sest ta on täiesti kindel, ta teab. Ja siis ma läksin endast välja ja mõtlesin, et mine perse, eks ole, umbes 150 korda. Ja siis ta hiljem väitis mulle, et ta tegelikult oli käinud Malagas, aga ta lihtsalt ei öelnud mulle, sest ma ju nagunii ei tahtnud teda näha. Kaval. Veebruari lõpus tegi ta sama nalja uuesti, aga natukene teises võtmes. Sellest ma räägin järgmises videos, sellepärast, et mul saab jälle aeg otsa. Nii et osa 6 tuleb varsti. Tšau.